Hei Siim siin, täna räägime liigmurdudest. Ja meil ülesanne on kirjuta üles, mitu samavärvilist kooki on murruna. Vihje liigmurruna, kui sa ei tea. Igatahes, kui sul on mingid mõtted juba peas, siis sa võid video vahvalt pausile panna ja hakata lahendama. Siis kui sa oled saanud piisavalt palju informatsiooni minu käest, võid samamoodi pausile panna, ise ära lahendada ja siis vaadata, mida mina järgi teen. Nii. Ja mina alustan siis kõigepealt nende kollastega. Mitu samavärvilist kooki on murruna. Nii, muidu siin on nüüd üks kook, teine kook ja ilmselgelt on need kaks kooki. Aga ma ei saa kahte kirjutada päris, sest see on kahest vähem, sest siin see osa on juba ära söödud. Ehk siis kaks ja natuke vähem. Aga kaks ja natuke vähem ei ole murruna kirjutatud. Ma saaks kirjutada, et on kaks vähem. Alla kahe, vähem kui kaks. Siin on nagu vähem kui kaks. Nii. Aga seda ma ei saa kirjutada, sest see ei ole murd. Et murd oli see, kus oli üleval oli kirjas, et mitu tükki. Ja all on kirjas, see on siis lugeja. Ja all on kirjas, palju kokku on. Ehk siis alla tuleb üks terve kook, palju kokku. Ehk siis see on nimetaja. Palju kokku oli siis pigem. Oli või peaks olema. Nii. Ehk siis, kui me näeme, et siin all on nimetaja, et palju, nagu et siin on täpselt ainult üks kook, me ei saa siia kahte kooki kirjutada, kuna mitu samavärvilist kooki, et nüüd on küll mitu tükki, aga ikka on ainult üks kook. Ehk siis ma peaks siia panema selle ühe koogi, et see on üks kook, mis on jagatud mingiteks osadeks, need kõik osad siis on olemiseks terve kook. Ja ülesse poole sisuliselt me peaks kirjutama selle, mitu juppi oli. Vähemalt eelmises ülesandes me tegime sisuliselt, me kirjutasime siia selle koogi ja siis nii palju kui alles on. Ehk siis siin kaks osa kolmest. Aga kuna mul siin on kaks kooki, siis ma peaks teise koogi siia juurde kirjutama. Ehk siis mul on siin teine terve kook all. Ja need kõik osad on alles. Et siis on mul kokku kaks kooki, mitte päris tervikut, ja siis nad on ühest, siis nagu ühe koogi kaupa arvestatakse seda. Ja kui nüüd selle kokku võtta, siis ma loen kokku, mitu tükki siin on, ülalpool 1, 2, 3, 4, 5, ülalpool on 5 osa, ja all on ilusasti 3 osa, ehk siis mul on 5/3 kooki. Et see niimoodi tuleb öelda, aga mis sisu on? Sisu tähendab seda, et meil on üks terve kook ja teisest koogist on 2/3 alles. 2 tükki 3-st alles. Ja kui ma nüüd sisust kokku liidan 2/3, siis ma saan, nagu siin on näha, et üks terve kook, see on siis üks terve kook, ja siis see on siis 2 tükki 3-st, siis need annavad ka samamoodi kokku 5/3. Esimene tehtud. Lähme järgmise juurde. Ehk siis ma lihtsustamiseks ma joonistan siia need koogid ära. Üks on terve kook, teine on terve kook, see on siis 1, 2, 3 tervet kooki on isegi. 3 tervet kooki ja ma pean seda arvestama ühe koogi täpsusega, mis on nagu ühe koogi haaval, küsitud on mitu kooki, siin on siis 1 on all. Nii, ja viimasest on mul 1, 2, 3, 4, 5, 6 tükki on kokku ja 4 tükki on siis alles. Ehk siis mul on siin, joonistan siia koogi, 1, 2, 3, mul peaksid võrdsed tükid olema. Ja mul on 4 tükki ära võetud, 1, 2, 3, 4. Ehk siis mul on siin üks tükk, mis on söömata ja teine tükk, mis on söömata. Nii. Ja kui see nüüd kokku lugeda, siis on siin all on joone all on 6, kuna 6 tükki on ühes koogis. Ja ülesse poole mul peab olema 6 pluss 6 pluss 6, sest et nad on kõik terved koogid, see on 6
pluss 6 pluss 6 ja viimasest koogist on 2 tükki puudu ehk 4 on olemas pluss 4. Ja need, kui ma need kõik kokku liidan, on 6 pluss 6 on 12 pluss 6 on 18 pluss 4 on 22. Ehk siis mul on 22 kuuendikku kooki. Ehk siis nüüd on mul on üks kook koosneb 6 tükist ja kokku nendes kookides mul on alles 22 tükki. Ehk siis on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ongi 22 tükki ja ühes koogis on 6 tükki. Nii. Ja lähen edasi selle viimasega ka. Et me oleme kirjutanud nüüd liigmurruna üles 2. Oleme esimese kirjutanud selle kollase koogi ja siis nende roosakate kookide kohta oleme ka üles kirjutanud, et meil on igas koogis 6 tükiks jaotatud ja koogitükke siis on kokku 22. Ja kui ma need põhimõtteliselt 22 jagan 6-ga, siis ma saan teada, mitu tervet kooki mul on. Ja mitu tükki. Ja liigmurruks nimetatakse neid murdega siis sellepärast, kui sa näed, et see ülemine number on alati suurem kui alumine number. Ehk siis 5 on suurem kui 3, 22 on suurem kui 6. Ja ehk põhimõtteliselt siis ongi siis liiga palju on seal üleval lugejas. Tegelikult liiga palju, aga sisuliselt on seal rohkem kui nimetajas. Sellepärast on need liigmurrud. Ja nüüd võtame selle viimase koogi, mis meil siin on. Et siin on mul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tükki, ehk siis siin on 10 tükist, ehk siis on üks terve. Ja siin on mul samamoodi 10 jaotatud ja on 1, 2, 3 tükki ainult. Ja kui ma need kokku panen siia, ehk siis palju mul on lillasid kooke, siis see tuleb, ma pean need arvud kokku liitma. See on siis 10 kümnendikku, 10 kümnendikku pluss 3 kümnendikku. Ja see võrdub, no, jätsime ühe sammu vahele, ühesõnaga, kuna on 3 kümnendikku pluss 10 kümnendikku, siis saab neid üles kirjutada niimoodi ja see võrdub 13 kümnendikku. Ja pane siin ka samamoodi tähele, et 13 on suurem kui 10, see on jälle liigmurd. Loodan, et sellest liigmurru asjast said aru, et liigmurrud sisuliselt tekivad siis, kui sul on vähemalt üks ja natuke rohkem näiteks siis kooke. Ole tubli!